tere ilusat teisipäeva. Taaskord käes tegutsemisamps. Mina olen jätkuvalt Triin Pärn ja olen üks veebikooli assistentidest ja igal teisipäeval veebikooli grupis, veebikool ettevõtjatele, see asub Facebookis, toimuvad meil laivid, kuidas keegi näitab, kuidas midagi ära teha. Ja täna on mul nii hea meel, et on külas Epp Hammer, kes on virtuaalne assistent. Ja tegelikult, Epp, oled sa virtuaalse assisteerimisega tegelikult olnud väga pikaajaliselt kokku puutunud. Ja tere kõigile minu poolt ka. Tõesti pikka aega. Kevadel kohe saab 5 aastat. Vau, see on tõesti pikk aeg. Ja keda sina peamiselt abistad? Mina täna toetan enamuses koolitajaid, et koolitajad, coach'id on minu selline peamine suund võib-olla. Ja tegelikult täna see teema ka, mis sa valisid, ongi tegelikult sinu üks Mhm. peamiseid tööriistasid. Just, et meiliturundusplatvormil siis sellise väikese automatsiooni loomine on koolitajale väga suureks abiks, sest et siis sa ei pea igale osalejale eraldi kirja kirjutama ja mõtlema, et kas mul jäi keegi vahele. Et see on selline tööriist, mis aitab sul siis seda teha automaatselt. Ja mis on selle tööriista nimi, mida sa meile täna näitad? Ma näitan teile Git vormil, Git platvormil ehk siis endine ConvertKit, sellist asja nagu lühikese automatsiooni, veebiseminarile registreerimise automatsiooni loomist. Väga põnev, sest tegelikult neid veebiseminare toimub ju praegu tohutult palju ja enamasti tegelikult on seal see automaatika taga, et kes kasutab Mhm. mingeid süsteeme, et väga põnev, asume asja kallale siis. Jah, hästi. Ja sina võid kommentaariumis anda teada, et kas sina kasutad mingit sellist automatsiooni, mis hoiab, kuhu sa saad koguda kokku need kontaktid, et hiljem oleks mugavam saata neid kirju ja tegelikult, et see hoiab aega kokku. Teile, kuidas teha Git meiliturundusplatvormil. Varasemalt kandis Git siis ConvertKiti nime ja siin siis teha sellist lihtsat veebiseminarile registreerumise automatsiooni, mis siis tähendab seda, et on olemas sul vorm, mille kaudu keegi registreerib, sinna juurde tuleb siis veel silt, mis pannakse kontaktile külge ning ka see, et saadetakse välja e-kiri, et aitäh, et sa oled registreerunud ja et sinule seminari link on siin ja kohtume seal. Ehk siis sa ei pea enam kõiki kirju oma postkastist üle vaatama ja igale ühele neile vastama, et sa oled selle kätte saanud ja endale mingit nimekirja kuhugi koostama, vaid see koguneb sul täitsa automaatselt siin Giti platvormil. Selleks lähme Giti, on esimene samm luua üks vorm. Siis loome ühe maandumislehe näiteks. Selleks kasutame me nüüd Grow, lähme Landing Pages ja Forms. Kui sul on täiesti uus Git, nagu minul praegu siin, täitsa tühi veel, sul ei ole siin eelnevat infot, siis sul avaneb selline vaade. Kasutame siin rõõmsasti nuppu Create New, vajutame siia peale ja siis ta annab sulle valida, kas sa tahad vormi luua või sa tahad landing page'i luua. Väike ääremärkus veel, et Git platvorm on täiesti inglisekeelne, ehk siis kõik vormid ja kõik põhjad, mis siin on inglisekeelsed ja need siis tuleb sulle endale eestikeelseks tõlkida, kui sa vajad eestikeelset lehte või infot selle peal. Aga valime siis landing page ehk siis maandumisleht. Nüüd maandumislehel saad sa rõõmsasti valida paljude põhjade vahel, mis siin Gitil juba loodud on. Git on need ka kategooriatesse pannud, ehk siis kui sul on kindel sündmus, mille jaoks sa tahad, on sul uudiskiri, on see podcast, on see mingi video, on see mingi ootelist. Aga täna me võtame siis sellest lähtuvalt, et kuna ma tahaksin see veebiseminari on ju lükata käima, siis valime siit webinari. Webinari registreerumiseks on siis sellised vahvad põhjad Gitil siin olemas ja valin näiteks selle esimene. Mulle meeldib see esimene. Võtan selle esimese. Nii, nüüd ta teeb mulle selle vormi või maandumislehe lahti. Siia saan siis kirjutada maandumislehe nime, korrigeerime, sest muidu ta jääb meil loetelusse ka Cyprus landing page ehk siis selle süsteemi automaatse nimega, aga meie tahame, et tal oleks näiteks veebiseminarile registreerumine.
ei taha, et tuleb mine. Nii. Nüüd see nimi on pandud. Nagu ma mainisin, kõik on inglise keeles, hakkame siis tõlkima. Panen siia pealkirja. Ütleme, et meie tahame siia panna webinar, kuidas leida endale virtuaalne assistent. Nii. Siia teksti osasse saab siis avaldada, millest seal täpselt tuleb, juttu, kuidas saab, mis on selle webinari sisu. Subscribe'i asemele saame kirjutada kenasti eesti keeles, registreeri. Kui see emaili aadress siin on email address ehk siis inglisekeelne väljend, kui sa soovid seda muuta, siis tegelikult sulle avaneb siin paremal pool sellised asjad nagu kõik need väljakujunduslikud küsimused, ehk siis sa saad värve, tausta, suurust ja nii edasi, tähtede paksust, tähtede suurust määrata, aga siin on ka selle välja pealkiri ja välja pealkirja saab siin muuta eestikeelseks, kus on email aadress, siia me võime kirjutada e-posti aadress. Nii. Nüüd järgmiseks tahan näiteks seda sign up today eestikeelseks panna. Vajutan siia, klikan siia täitsa lihtsalt peale ja kirjutan siia registreeri. Niiviisi. Veel on siin üks privaatsustekstikene all, mille tahan ka eestikeelseks teha, et listist on igal hetkel võimalik lahkuda. Nii. Sai mul siis hästi kiire, hästi lihtne leht siia praegu maandumislehena valmis tehtud selle jaoks. Siia võib alati täpsemalt kirjutada ja rohkem infot kirjutada. Ja kui on see leheke valmis, siis sa rõõmsasti saad vajutada save and publish ehk siis salvesta ja avalda. Vajutame siia peale. Nüüd järgmine samm on see. Sul on olemas maandumisleht, mille kaudu sa saad oma registreeruja kenasti siia kirja oma veebiseminarile. Ta paneb ennast kirja, mis järgmiseks peab juhtuma, on see, et Git paneks talle külge sildi. Selleks, et ta sildi külge saaks, tuleb sul minna menüüsse Grow ja valida subscribers ehk siis jälgijad või listi liikmed. Ja loome nende jaoks siia eraldi siis sildi, mis aitab neid eristada, et nad just sellele veebiseminarile on ennast kirja pannud. Ja valime siin subscribers lehel on siis selline koht nagu all tags ja seal järel on pluss-tupp. Vajutame selle peale ja siis saame luua sellise sildi. Näiteks mina tahan neile panna praegu külge selle, et nemad on veebiseminar, kuidas leida virtuaalne assistent, omanikud. Ehk siis selline veebiseminar sellise sildiga. Tahan neid eristada. Vajutan siia salvesta ja siis on mul loodud selline silt nende jaoks. Ja mul on võimalik ka siit kõikide siltide alt seda näha ja näha ka siin järel, kui palju selle sildi all on inimesi või jälgijaid. Nüüd järgmiseks sammuks. Mul on olemas nüüd vorm, mul on nüüd olemas silt ja tahan, et nad saaksid ühe e-kirja. Selle e-kirja saan ette valmistada send alt. Võtan siit send ja sequences. Siin sequence'i taga sa näed seda paid feature märget, mis tähendab tegelikult seda, et praegu ma saan seda küll vormistada, aga see võimalus kaob mul 14 päeva pärast ära, sest tasuta versioonil seda kaasas ei ole. Ja kui sul on näiteks kas või kõige madalam, siis sul on seda võimalik kasutada. Ehk see kõige madalam plaan, ma mõtlesin. Vajutame sequence peale, võtame siis, teeme siit ühe meili jada. Sequence siis tähendabki seda, et sul on erinevat mitu meili järjest. Näiteks antud näite puhul ma kasutan ühte meili, sest hästi lihtsasti lähen sellele teele. Ja vajutan siit new sequence ehk siis uus jada. Jälle pakub mulle rõõmsasti põhju, mida on Gitil pakkuda, jällegi ingliskeelsed. Mulle see hetkel sobib, võtan selle ingliskeelse põhja. Klikin siia peale ja jällegi annan ka sellele jadale nime, et see jada, tahan seda nimetada siis selliselt, et see on registreerumise kinnitus. Sa võid veel siia panna, mis iganes sul aitab eristada seda hiljem kõikide emailide
hulgast, et sa konkreetse selle üles leiad. Nii, nüüd sa saad panna sellele pealkirja sellele kirjale, ehk siis subject line, pealkiri koht. Paneme siis siia kinnitus veebiseminarile registreerumise kohta. Nii. On siis pealkiri ja siin all on siis template'i põhi, seda ma ei taha, võtan selle siit kõik kustutan ära. Ja kirjutan siia näiteks tere. Mul on hea meel, et registreerusid veebiseminarile, kuidas leida virtuaalne assistent. Kohtume 4. novembril kell 6. Lingi leiad siit näiteks. Ja noh, siis võib selle lingi sõna siit aktiivseks teha ja lingiks teha. Ja võid lõputervituse ka lisada. Näiteks kohtumiseni ja nii. Nüüd on sul kiri ka valmis. Et see kiri läheks kohe teele, on hästi tähtis, et siin oleks siis sentist meil oleks määratud mitte 1 päev, vaid täitsa 0 päevade arvuna, siis ta saadab selle kirja kohe välja. Kui sa tahad, et ta saaks selle kinnituse kirja näiteks hiljem või mõne muu kirja hiljem, siis sa saad seda aega siin siis määrata. Ja kui sul on kiri valmis, siis ei ole muud kui vajutada publish nuppu. Vajutame publish. Nii, nüüd meil on kõik automatsiooni, siis lihtsa automatsiooni loomise jaoks eelnevad sammud tehtud ja saame minna sakile Automate. Automate sakilt valime siis Visual Automations, ehk siis mis on visuaalne automatsioon eesti keeles, aga see on selline koht, kus sa saad siis kõik need 3 sammu, mis me enne tegime, üheks kokku seada ja nendest siis moodustubki siis sinu automaatne tegevus. Ja nüüd on selline lihtne asi nagu New Automations vaja lisada, vajutame siia peale. Ja siin on ka jällegi, Gitil on enda erinevad põhjad juba, millised sa saad kasutada, aga praegu on mul selline hästi lihtne ja ma oskan seda ise ka kokku panna, mul sellega põhja kasutada vaja ei ole, seega vajutan siia Empty Automation, Start from Scratch ja hakkan ise ehitama. Ja jällegi soovitan, pane endale sellele automatsioonile nimi, et sa suudad ka hiljem neid eristada oma automatsioonide loetelus. Panengi siia veebiseminari, kuidas leida virtuaalne assistent. Registreerimine. Niiviisi, panin jälle pealkirja. Nüüd ma ei taha template'i kasutada, alustan ehitamisega, ehk start building. Nii, nüüd ma panen kõik oma 3 sammu kokku. Esimene samm, mis ma tegin, oli, et ma lõin maandumislehe või siis vormi. Siin on kirjutatud vorm, aga siin, ta tegelikult kuvab ka siin siis maandumislehti. Võtan joins a form. Nii. Ta näitab mulle praegu any form, aga ma tahan, et ta oleks kindlasti registreerinud hoopis selle minu veebiseminari maandumislehe kaudu ja valin selle pealkirja, mis ma sellele maandumislehele andsin siis enne. Mina praegu andsin siis veebiseminarile registreerumine nime. Valin selle ja vajutan add event. Nii, nüüd mu esimene samm on tehtud. Nüüd ma järgmiseks tahan, et kui ta on siin vormil ennast ära registreerinud, saaks automaatselt selle sildi. Selleks ma siin plussnupukest kasutades annan talle järgmise käskluse, et action ehk siis tegutse ja lisa talle see silt. Add or remove the axis inglise keeles. Vajutan siia peale ja tahan, et ta siis paneks lisaks selle sildi ja valin siis selle sildi, mis ma soovin, et ta külge paneks. Praegu mul on ainult 1 silt ja selle ma siit ka valin. Ja valin lisa.
nüüd mul on niimoodi, et juba on sihuke sammud koos, et kui ta on ennast vormil kirja pannud, ta on saanud sildi. Nüüd ma tahan, et ta saaks ka sellele vastavalt kirja, et ta on ennast ilusti kirja pannud. Ja lisan siia ühe sammu veel. Lisan nüüd siia selle sammu, et tegevusena ta saab nüüd, liigub sinna emaili jadasse ja valin siit, millise emaili jadasse ta liigub siis. Registreerimise kinnituse jadasse tahan panna, panen siia ja vajutan jälle add action ehk siis lisategevus. Ja nüüd mul on selline 3 sammust koosnev automatsioon siis valmis tehtud. Selleks, et see käima läheks, on vaja veel siin üleval vajutada seda nuppu activate ehk siis aktiveeri. Ta annab mulle siin veel teate, et kas ma ikka tahan ja olen ikka kindel, et kõik on paigas. Ja siis ma ütlen, et jah, tahan küll, ehk siis vajutan activate ehk aktiveeri. Nii, ja nüüd on mul, ta viskas korraks selle payment info siia vahele, et ta tahab, et kui mu nüüd see trial läbi saab ja ma tahan, et see automatsioon ikka töötaks, et siis ma ikkagi seda plaani uuendaksin ka. Aga nüüd oled sa juba teinud enda aja kokkuhoiuks pisikese sellise automatsiooni, mis aitab sul siis automaatselt need inimesed kokku koguda, nendele neid eraldada kuidagi oma meiliplatvormil ja neile saata kinnitus, et nad on kenasti kirjas ja millal sa neid kuhugi ootad. Et selline hästi-hästi lihtne automatsioon, mida siis Giti platvormiga on võimalik teha. Gitil on veel väga palju erinevaid võimalusi ja rakendusi ja lahendusi. Nii et see oli hästi pisikene osa, aga juba säästab väga palju sinu aega. No väga põnev, sa tõid isegi päikese praegu välja. Nii tore. Et see automatsioon tõepoolest tegelikult säästab ju nii palju aega ja ma sain õigesti aru, et kui see trial periood saab läbi, et siis ta viskab veel varem äkki selle ette ka, et sa saad ikka selle info ära sisestada, et kui sul peaks ta minema rohkem vaja pikema aja jooksul seda automatsiooni. Ja, ta kindlasti annab märku, et sa ei unustaks seda, sest seda teevad enamus platvormid, et kellel on see prooviperioodi võimalus, et nad annavad teada, et sa ei jääks oma tööst ka ilma, mida sa siis selle 14 päeva jooksul oled ehitanud. Aga mis siis juhtub, kui näiteks ma ei uuenda ära ja ma hiljem, mul on seda vaja ikka, kas ma saan ikkagi seda veel Sa saad kasutada? pärast plaani uuendamist, et ta laseb sul selle plaani, ta lihtsalt ei lase sul seda kasutada selliselt edasi, aga kui sa oled plaani eest ära maksnud, siis on sul võimalik tegelikult need uuesti töösse panna ja kõik toimib, et selles osas ei juhtu midagi. No see on tore, muidu lendaksid kõik lihtsalt õhku. Jah, päris vastu taevast ei lenda, ta jääb sulle siia alles, ta lihtsalt, see ei võimalda sul neid kasutada. See on hea teada, et ikkagist on mingi lahendus veel. Et kuidas sinuga saab ühendust võtta, kui keegi näeb, et mul oleks täpselt sedasama asja vaja, et Epp ära teeks? Minuga saab minu veebilehe kaudu eassisting.com ühendust, seal on võimalik siis kas mulle kirjutada või siis helistada või siis broneerida näiteks kõne, et ma saaksin võib-olla lähemalt rääkida, mis Git veel kõik võimaldab teha. Aga ja, et seal on näha kõik ka veel, millega muuga ma saan aidata, et see Git on üks väike platvorm ja üks väike osa. Nii tore on, et sa tegid sellise samm-sammulise ja tegelikult võrdlemisi lihtsa. Tegelikult igaüks, kes vaatab seda videot, saab endale näiteks selle teha, et näiteks oled alustaja alles ja teed kõike veel ise, siis saad selle jada ise teha ära ja nii hea oli seal ka, et alati on ju hea, mida rohkem sa saad samme ette ära mõelda, näiteks kinnituskirju, et sa ei saada käsitsi, vaid see tuleb automaatselt inimesele. Et siis, kui muidu need väljakutsed või koolitused on, et siis on ju nii 100 muud asja, millega tegeleda. Ja kui sul on veel näiteks tavapärane minu klientide puhul on olnud ikkagi see, et neid on registreerijaid on 200 pluss, on ju. Et millal sa siis kõigile neile nagu vastad ja kuidas sa seda peaksid tegema, kui sul see arv on ikkagi väga suur. Et hästi ma täna ei kujuta ette, et seda käsitsi teha, aga ma kindlasti on mõned, isegi kui sul on väike arv neid, et kui sul on väike registreerunud arv, siis on mugavam, kui sa ei pea muretsema, et äkki ma sellele ei vastanud või ta registreerib täiesti suvalisel ajal ja siis sul ei ole nagu seda ülevaadet, et siin ta tegelikult toimetab need tegevused sinu eest automaatselt ära. Ja sa ei pea väga muretsema, et kas keegi jäi vahele või kuskil midagi ei ole liikunud. aga kui nüüd on nii, et ma olen teinud seda vana viisi ja seda aeglaset viisi, et käsitsi olen saatnud, et ma näiteks olen kogunud need Excelisse, kas ma saan need kuidagi mugavalt importida ka need Gitti?
ja Gitil on võimalik siis, kui sul on Exceli tabel kenasti olemas, siis lihtsalt salvestada Gitile sobivasse CSV formaati ja siis saad sa nad kõik tegelikult, mis sul juba olemas on, kõik kontaktid importida Giti ja seal samamoodi saad neile ka selles tabelis juba anda eristavad sildid külge, et kui need kõik kontaktid ei pea omama sul ühte ja sama silti, näiteks nad on kas erinevad sündmused või on nad üldse mingi erineva info saajad, et siis sa eristad nad juba seal tabelis selle sildiga ära ja lisad selle infoga nad Gitti ja Gitt paneb selle sildi siis automaatselt neile ka külge, et sa ei pea eraldi hakkama neile ka Gitis neid silte siis külge kleepima. Seda on hea teada, et on mingi väljapääs veel sealt ka, et kui teed käsitsi, sa saad kõik selle ära importida, jah, et just. isegi kui täna sul on nagu see kontaktilist väike ja sul on, noh, ma ei tea, 10–20 kontakti, siis tegelikult ka selle võiks teha ikkagi Exceli impordiga või selle CSV impordiga, sest see hoiab ikkagi aega kokku, vaatamata sellele. muidu sa pussiksid seda üks sinna 20–30 kontakti panna. noh, paratamatult sa raiskad sellist aega, mida sa saaksid kuskile mujale kasutada. no just, ja võib-olla tegelikult ei teagi, kui palju see on ajavõit, et siis võib mõõta, kui palju läheb praegu aega ja siis, kui sul on see asi ära seadistatud, jah, et just. lõppude lõpuks võidad ajas. Mhm. Aitäh sulle, armas Epp, et sa tulid näitama meile seda kitti ja minu üllatuseks, et see oli vana konvertkitt, jah, just. et, et ta natukene muutunud nimed ja aitäh, et sa meid vaatasid, kuulasid ja kindlasti anna hiljem teada, kui sa meid järele kuulad, et alati on nii vahva tervitada ka hiljem. ja sedasama õpiampsu loeme hiljem ka Youtube'i kanalile, sest Facebook kustutab 30 päeva möödudes kõik live-videod ära, aga Youtube'ist on seda kõike võimalik veel näha. aitäh ja mõnusat teisipäeva jätku! Aitäh.